esimesed inimesed jõudsid Pärnumaale juba 9000 aastat enne Kristuse sündi. See on väga ammu ja see kuulus Pulli asulakoht on tänini kõige varasem teadaolev inimese elupaik terves Eestis ja üks varasemaid oli üldse Läänemere piirkonnas. Me võtame siia juurde Loode-Venemaa, me võtame siia juurde Karjala ja Soome alad. Aga need inimesed, kes toona siia jõudsid, tõenäoliselt nende samade inimeste järglased on paar tuhat aastat hiljem asustanud natukene teised alad ja just nimelt Paikuse valla alad ja sellest ajast, kusagil 7000 aastakandist enne Kristuse sündi, on meil 2 imeilusat kiviaegset asumakohta, mis kannavad nimetust Sindirodja 1 ja 2. Kui need inimesed, kes elasid Pullis, ehk siis umbes 9000 aastat enne Kristuse sündi, tegelesid ümbruskonna metsades loomade jahtimisega, püüdsid Pärnu jõe peal kala, võib-olla käisid ka Pärnu lahel kala püüdmas ja põhiliseks jahiloomaks sealt asulkohast leitud loomaluude järgi on olnud põder ja kobras, siis need inimesed, kes tulid Sindirodjasse elama, nende eluviis oli juba muutunud. Nende toidulaual oli ääretult suur roll juba hülgel. Ehk siis just nimelt see 7000 aastat enne Kristuse sündi tekkisid Eestis, aga mitte ainult Eestis, vaid ka laiemalt Läänemere piirkonnas niisugused elupaigad, kust me leiame hülgeluid. See tähendab seda, et toona praegusest Läänemerest isegi mõnevõrra soolasem Läänemeri oli muutunud väga toitvaks ja väga heaks elupaigaks hüljestele ja loomulikult, kes kasutas ära selle tekkinud uue nii-öelda ökoloogilise nissi, see oli loomulikult inimene. Ümmargune pall ja siis pöidlakauks, siis me nimetame seda siin ka teraapiaks, saviteraapiaks, et teraapilised potid. Ja nüüd tuleb lihtsalt vajutama hakata. Ja nüüd, nagu see on näha selle poti pealt, see on nüüd selline tüüpiline kammkeraamika. Aga no kisu läks. Niimoodi, et ta liikub see sama üles ja meeldib seda vastu lage. Saba läheb sinna. Jalgu languna. Jah, see on ühendus. See on täpselt nagu... Kuidas see üha ei tule? Kas see nimi taha saab?